Üksile koosolekute läbiviimisel tuleb arvestada kolme peamise põhimõttega. Esimene on toimumise aeg. Nagu me enne ütlesimegi, on sellel oluline regulaarsus. See on lai mõiste. Seetõttu jagunevad enamus üksile koosolekuid läbiviivaid juhte kolme gruppi. Ühed, kes teevad seda iganädalaselt, teised, kes teevad seda kord 2 nädala tagant ja kolmas grupp on siis neid, kes teevad seda kord kuus. Loomulikult on selline mõnus rutiin kord nädalas. Ja nii mõnigi arvab, et see on tegelikult aja raiskamine ja see ei vii mitte kuskile, aga üpris kiiresti saab selgeks, et need koosolekud on töötajatele äärmiselt tähtsad motivatsiooniallikad ning tegelikult sul juhina on võimalik aru saada, mis tegelikult meeskonnas toimub, mis see probleemid on, mida meeskond tegelikult sinult ootab. Seetõttu võib-olla ei tule need probleemid meeskonnas alati välja näiteks iganädalastel koosolekutel. Lisaks sellele, et sa saad aru, mis meeskonnas toimub, on ka see, et sa õpid oma meeskonda paremini tundma, saad üles ehitada usalduse. Ja seetõttu on hea, kui need koosolekud oleksid iganädalased. Loomulikult on ka siin kuskil teatud selline kaine mõistuse piir. Ehk üldiselt räägitakse selle, et ei tohiks üksühele koosolekutele kulutada rohkem aega nädalas kui 4-5 tundi. Ehk siis, kui on rohkem kui 6 töötajat, siis peaks mõtlema, et äkki oleks hea teha neid koosolekuid iga 2 nädala tagant. Aga see on mõttekoht ja on see, kuidas töötaja või juht arvab, et oleks kõige optimaalsem. Et maksimum, mida nädala jooksul võiks teha, on kuni 10 töötajat, regulaarsed sellised koosolekud. Nüüd järgmine oluline asi, mis on üksühele koosolekute puhul tähtis, on jälgida, et see on üks-ühele koosolek juba nime poolest. Ehk siis seal osaleb ainult töötaja ja sina kui juht, mitte keegi teine. Sinna ei kutsuta personalispetsialisti, sinna ei kutsuta kolleegi ega kedagi teist. See on puhtalt juhi ja töötaja vaheline koosolek. Ja seetõttu, kui on probleeme, siis ka siin ei tohiks nüüd võtta aluseks, et nüüd me teeme mitmekesi seda koosolekut. Et on teada, et mõnedes kollektiivides on see, et mõni töötaja on selline ebameeldiv, ebamugav ja nii edasi. Aga üks-ühele koosolek on puhtalt töine koht, kus vaadatakse üle, mis toimub. Nüüd, kui on töötajaga mingisugune suhtlemise probleem, siis võetakse eraldi aeg. Ja see on juba see, kus üritatakse vahendaja abil või kellegi teise abil lahendada see probleem, mis tegelikult painab. Ehk üks-ühele koosolekul ei lahendata isikute vahelisi probleeme. Loomulikult võib, kui see toimub juhi ja töötaja vahel. Nii kui tahetakse kedagi teist juurde kutsuda, siis see ei ole enam üks-ühele koosolek. See on hoopis teine asi ja siis üritatakse keskenduda mitte tööasjadele, vaid siis keskendutakse sellele probleemi allikale. Ja selline kolmas väga oluline nüanss üks-ühele koosolekute puhul on toimumiskoht, kus koosolek toimub. See ei pea olema ilmtingimata selline privaatne kinnine ruum, kuid see ei tohiks olla ka mingisugune avalik ruum, nagu on paljudes organisatsioonides sööklad või suitsunurk. Ehk siis see peaks olema selline koht, kus saaks ka mitte ainult visuaalselt, vaid ka füüsiliselt olla ümbruskonnast veidikene eraldatud. Ning teine asi, mis on see, et peaks olema kindel, et keegi teine kõrvalt pealt ei kuula. Et see on tegelikult kõige tähtsam ja seetõttu ongi tegelikult üldiselt mõeldakse, et selline üks-ühele koosolek peaks toimuma ikkagi eraldi ruumis, kus on mugav mõlemal inimesel olla ja kus kõrvalised isikud võib-olla näevad, kes seal on, aga nad ei kuule ega saa jälgida, mis seal ruumis toimub. Nüüd pandeemiaga seoses on tulnud loomulikult väga palju erinevaid võimalusi. Ja seetõttu on väga oluline ka arvestada, et
üks-ühele koosolek on see, kus juht ja töötaja saavad füüsiliselt suhelda. Ehk tegelikult juhi esimene valik peaks olema see, et üks-ühele koosolek toimub füüsiliselt ühes ruumis. Kui seda ei ole võimalik teha, siis võib kasutada ka üle videosilla. Äärmine variant, mis on see, et räägitakse telefoni teel, see peaks olema äärmine. Miks see niimoodi on? Üle videosilla on võimalik näha inimest ja see näitab ära ka seda, et on võimalik näha, mis on inimese kehakeel. Seega kokkuvõtvalt üks-ühele koosoleku õnnestumise 3 peamist põhimõtet on see, et panna paika aeg, see peab olema regulaarne ja vähemalt kord iga 2 nädala tagant. Parem iga nädal, 2 osalejat ainult ja koht peab olema turvaline.